Nii, ma kordan oma avalause siis ära, et valmistades ette tänast loengut fookusega siis fütoviroonil ja ternespiimal, kolostrumil. Ma vaatasin läbi ka oma eelmise video, mis oli üsna hiljuti tehtud immuunsüsteemist, kuskil 47 minutit. Üsnagi põhjalik ja ma mõtlesin, et ma ei kordaks tänases loengus, välja arvatud need 2 toodet küll, jah. Ja seda saab sealt siis juurde lihtsalt vaadata, aga ma markeerin ära need erinevad valdkonnad, mis seal on nagu põhjalikumalt läbi töötatud ja mõne valdkonna ma toon siin ka juurde, kui me räägime immuunsüsteemist laiemalt. Ma arvan, et siin aktiivsemad klubiliikmed on neid tutvustusi, toote tutvustusi lugenud, aga võib-olla mitte kõik ei ole teadlikud pikemast variandist, et kuidas see fütovirooni siis leiutamine käis ja väljatöötamine siis. Ja ma sellest praegu siis alustakski. Et tema leiutajaks või väljatöötajaks on siis meile juba tuntud doktor Dušek, kes töötab Saksamaal ja tema on siis pakkunud meile veel 2 toodet, eeskätt siis piiluroon, mis on üks väidetamisi maailma tõhusamaid luukõhre taastajaid kõigis luudes ühe korraga, kui me teda sisse võtame. Ma ajan nüüd segi muidugi, Slim by Slim oli siiski meil sellelt Korea teadlaselt, kes Fondetoxi on teinud. Et ühesõnaga piiluroon ja nüüd siis teine selline kaua tulnud kaunikene, võiks öelda, et ta seda tegi ka üsna pikalt siin, 15 aastat. Ja nad on koos abikaasaga siis üle 30 aasta, tolleks ajaks siis, mil see välja tuli, tegelenud ravimtaimedega ja uurinud siis ka uusaja ja hiliskeskaja siis taimeravi traktaate, eeskätt siis 18. sajand, kus on siis see inimkonna kollektiivne kogemus siin eeskätt Euroopas. Ja seega nad omavad nagu tohutut taimeravi andmebaasi. Ja kui fütoviroon sisaldab praegu 21 taimeekstrakti, nagu enamus meie tooted, siin jutt on ikkagi ekstraktidest, kui eelmine loeng oli siin kognitiivsetest võimetest, siis me rääkisime ikkagi viinamarja ekstraktist ja Kanada mustika ekstraktist ja rohelise tee ekstraktist, et nad kõik on kontsentreeritud siis väljundid lihtsatest roogidest ja mahladest ja muust sellisest. Ja neid võib täitsa oma mõjult võrrelda selliste tugevate farmakonidega. Niisiis sinna läks sisse siis 21 taimeekstrakti, aga kuna ta alustas toote väljatöötamist, siis algul uuriti siis 120 erinevat immuunsust tugevdavat taime, millest siis selekteeriti välja 57, mis tekitavad siis omavahel sünergiat ja tööta üksteisele vastu. Ja põhieesmärk oligi siis vaid immuunsuse toetamine. Hiljem tuli see viiruse vastasus siin juurde ja selle esmane proovilepanek oli siis Vietnamis suures Hanoi haiglas siis ja uuriti selle mõju siis 450 tuberkuloosi haigele. Ja mõõdeti just nimelt mõju tuberkuloosi kepikusele, mis on siis selline mikroob, mis isegi paljalt inimest rääkides nakatab.
Seoses koroona ajastuga meil on siin tulnud teavet, et viirused üldiselt ei nakka, aga bakterid ikkagi nakkavad. Ja katsegrupis siis lisati seda ekstrakti siis tavapärastele antibiootikumidele. Ja kontrolltulemused olid siis järgmised. Kummaski grupis oli siis tuberkuloosi kepikeste 100% nii-öelda olemasolu, siis 2 nädala pärast oli see katsegrupis veel ainult 14 ja kontrollgrupist, kes sai siis ainult tavapärast antibiootikum, oli see 38%, nii et 14% ja 38% näeme siin 2,5 korda vähenes kiiremini. Ja 4 nädala pärast olid tulemused siis 10% ja 24%, jällegi ligi 2,5 korda. Ja 8 nädala pärast siis 6% ja 10%. Nii et näeme, kuidas siin immuunsüsteem nagu tuli ka selle kepikesega toime ja kiirendas tohutult seda ravi. Ja muidugi siis seesama professor Nung, kes siis viis läbi seda katset seal Hanois, tutvustas teda siis ka Maailma Terviseorganisatsioonile ja paljud Aafrika riigid siiamaani siis ostavad ja tarvitavad seda loodusravimit. Nii, mis see fütofiroon on? Ta on siis immuunomodulaator, see tähendab seda, et kui immuunsüsteem on liiga üles ärritatud, siis ta tõmbab seda alla ja kui ta on nõrk, siis ta tugevdab seda, et ta moduleerib seda. Ja ta suurendab siis lümfosüütide arvu, siin on jällegi tehtud siin katseid 30 päevaga siis 180 pealt 360 peale, see on 2 korda siis, ja 60 päevaga siis 195 pealt siis 320 peale. Ja me teame, et meie immuunsüsteem koosneb väga mitmetest kümmekond erinevat kaitsesüsteemi, mis seal on. Ja lümfosüütidel on seal ka siis nagu tähtis roll. Ma teen korra ühe väikse pausi, üks hetk. Niimoodi. Ja teine näitaja, mida siin ka mõõdeti, siis et keemiliste ainete immuunsuses, siis, mida organism ise toodab, on tähtis koht niinimetatud sütokiinil, mida siis antibiootikumid nagu hävitavad. Ja kui nüüd lisati sinna seda fütovirooni, siis sütokiinide hulk hoopiski kasvas. Siin üsna suurelt, siin on ka vastavad numbrid. Ja kuidas siis toimus see ekstrakti segu ideaalse valemi leidmine? Et niisiis algul valiti välja need 57, 11 tugevdavat taime ja teine tähtis koht oli siis veepiiritus õige vahekorra leidmine, et tagada siis toimeainete suurim aktiivsus. Ja piiritust lisatakse või lisati veel sellepärast, et osa toimeaineid ekstrakti valmistamisel ei lahustu vees, vaid ainult piirituses.
Ja praegu Euroopa Liidus enamus ekstrakte on 70% piirituse sisaldusega, aga vanasti oli see tavaliselt 20–40%, kuid mitte kunagi 70%. Nad toovad siin näited, näiteks kaselehe ekstrakt. Selle ekstrakti iga oluline komponent saavutab suurima aktiivsuse erineva piirituse sisalduse juures, mis on siis sellest 70 märksa madalam. Ja osa neist kaotab igasuguse mõju piirituse kasvades. Ja nii käidi läbi siis kõik komponendid jällegi selle piirituse seisukoha pealt. Ja selgitati siis aurutamisega välja, millised komponendid tekitavad sünergiat. Ja seda saadi teada siis need kristallid, mis seal tekkisid, et kas neil oli siis selline terviklik või selline lõhutud struktuur. See meenutab natukene ka kiirkülmutatud vee, eks ole, jääkristallide mõõtmist siis või demonstreerimist siin selle Jaapani teadlase poolt struktureeritud vee korral, et siin ilmselt oli siis sama meetod või printsiip. Ja edasi neljandaks oli siis komponentide õige vahekorra leidmine, olenevalt sellest, millise osise mõju sooviti suurendada. Ja kui algul seal valmistati neid ekstrakte 3-liitristes nõudes, siis pärast seda 30-liitristes ja varsti juba 300-liitristes nõudes, et nõudlus nii kiiresti kasvas ja kui varem segati 1–2 korda päevas käsitsi ja valmimine kestis 2–3 kuud, siis nüüd see toimub automaatselt, siis ekstrakt valmib 7 päevaga. Nii et millised on siis nendest taimedest sellised nagu lemmikud? Need on ka meile hästi tuntud, et eeskätt siis must pässik ehk kasekäsn, eks ole, mis tuberkuloosi korral siis aktiveeris ja reguleeris lümfotsüüte ja teiselt poolt siis eleuterokokk ehk siis Siberi ženžen, mis toetab fagotsüüte. Aga praegune fütoviroon siis, see oli vist peale koroona ajastu algust, siis lisati sinna ka siis viirusevastaseid taimi umbes 30%. Nii, ja lõpetuseks, kuidas ta siis töötab, et nagu öeldud, siis immunomodulaatorina reguleerides lümfotsüütide gruppe ja fütokiine. Teiseks adapteerivana ehk alandades stressi. Kolmandaks, ta blokeerib viiruse kinnitumise rakkudele. Et selle teooria järgi siis viirus kleepub rakumembraanile, seejärel tungib rakku. Ja neljandaks, viiruse poolt toodetavate aminohappete tootmise aeglustamine. Tähendab, kui viirus on tunginud rakku, siis ta hakkab ennast sealt taas tootma. No selles immuunsüsteemi loengus ma väljendan ka oma seisukohta, nii palju kui ma olen lugenud alternatiivseid materjale viiruse kui sellise kohta, et siin on tegemist hoopiski organismi puhastumisega. Organismi hooajaliselt puhastub toksiinidest ja seal tekivad siis need viirusetaolised ained, mis siis ka alarmeerivad või signaliseerivad endast nagu ka teisi rakke ja algab üldine puhastumine. Ja kui organism on rohkem toksiline, siis selle puhastumise sümptomid on raskemad, kui ta on puhtam, siis see on kergem. Ei teki seal hooajalisi, nagu nüüd öeldakse, seal hingamiste nakkushaigusi. Ja nii, et loodus siin nagu on loonud ka sellise võimaluse, et kui bakterid ja seal seened ja teised ei tule toime nende toksiinide ärasöömisega või ümbermuundamisega
kergemini eritatavasse vormi, siis lastakse käiku niinimetatud viirused. Need on need eksosoomid, et mis siis eralduvad, mida rakk eraldab siis selle mürgi väljaviijana. Nüüd, aga see selleks. Me ju teame, et antibiootikumid meil viiruste vastu midagi ei tee, aga küll bakterite ja võib-olla ka seente ja selliste asjade vastu, kus on tegemist mikroorganismidega. Et on nad täiesti oma koha peal, seda enam siis looduslikud antibiootikumid. Niimoodi. See oli siis fütovirooni kohta, kui selle kohta tekkis mingeid küsimusi, siis võite kohe lasta kuulda. Üks hetk ma vaatan. Nüüd enne kui minna selle Ternespiima kolostrum pluss juurde, ma mõtlesin, et vaatame korra üle, mis meil üldse meie koduleht annab siis immuunsüsteemi toetavate preparaatidega. Et ma lõin praegu selle koha pealt siin lahti, ma lihtsalt loetlen need mõnda asjaga siin võib-olla kommenteerin, eks ole. Et esimene on siis liposoomne vitamiin. Me teame, et liposoomsel kujul siis on võimalik viia organismi väga suuri koguseid C-vitamiini, väga rasketel juhtudel on see väga vajalik, see on ilmselt võrreldav ka nagu veeni süstimisega. Näiteks vähki on ju ravitud väga suurte koguste venoosse sisestamisega, seal 200 grammi isegi päevas. Nii et ta läheb otse läbi rakumembraani ja muidu meil organism viskab ju välja mingi, ma ei tea, 250 milliliitrit korraga võib omastama ära ja oli siis isegi päevas ja rohkem ei lähe lihtsalt ülejäänud läheb lihtsalt läbi ja kuigi norm võiks seal olla 1000 milligrammi päevas minu mäletamist mööda C-vitamiinil, eks ju. Nii, siis on meil D-vitamiin, eks ole, 400 rahvusvahelist ühikut siin spreina. Siis on liposoomne kurkumiin on meil, mis stimuleerib ka mitokondrite biogeneesi, nagu siin eelmises loengus mainisime. Siis on terve meie I-pakk siin immuunsuse tugevdamiseks, mille koostist võib ka huvi pärast uurida. Aga edasi sipelgabugoor siis seleeniga, matega ja kuskil see puhas peaks ka siin olemas olema. No siin ma kommenteerin lihtsalt, et kui ma siin immuunsusloengus ka ütlen, et ma ei ole ligi 10 aastat olnud ühe erandiga mitte päevagi haige akuutsetes haigustes, siis seda eeskätt tänu sipelgabugoorele. Mulle maitseb just ta koos seleeniga, see on ka C-vitamiin, sees ta on lihtsalt maitsev, ma võtan ta kapslist välja ja lihtsalt panen suhu ja siis lasen tal seal imenduda. Et see matega ja puhtal kujul ta on natuke nagu mõrkjas. Ja teine on siis koloidõbe ja Silver Max, mida ma olen ka vajadusel võtnud. Nii et tegelikult kui 3 tükki sisse võtta mingid sümptomid ilmnedes, siis tunni 2 pärast on see kõik kadunud juba, et sa oled uuesti nagu energiat täis, sul tekib söögiisu uuesti ja nii edasi. Nii, siin on siis ka see Ternespiim, millest me natuke räägime veel, siis on tsink loomulikult ja seleen loomulikult, mis on 2 põhilist sellist mineraalainet või mikro- ja makroelementi meil, 2 kõige strateegilisemat, mida võiks kogu aeg võtta. Seda enam, et seleeni on väga vähestes kohtades maailmas üldse mullastikus olemas. Siis on muidugi lagritsajuur ja jällegi eriti, siin kuiva köha, ta nagu vedeldab seda röga ja muudab selle köha lahtiseks ja aitab ka viiruselist puhastumist toetab väga võimsalt. Ja muidugi haimaksõli. Ütleme, kui ma nimetaks 3 toodet, siis mul esimesena tulebki
meelde, ütleme siis fütoviroon, ternespiim ja haimaksõli. Nii, küüslauk, eks ole. Jällegi võime looduslik antibiootikum koos sipelgapuukoore ja koloidhõbedaga, palun väga. Nii, ja Ultimate Max on meil siis selline universaalne toitaine kompleks. Jummivits on siis laste vitamiinid omega 360 omega. Nii, ja apelsinimaitseline lastele. Ja siis on Superflora. Nii, nüüd ongi, kuna meie immuunsüsteem, kuna meie mikrobioom või mikrofloora on meie teine immuunsüsteem, siis nagu juudid ütlevad, et nad ei küsi, et kuidas käsi käib, et kuidas kõht läbi käib, et see on nagu esimene number 1 selline tervise tunnus, et kui kõht käib hästi läbi, ei ole kinni, ei ole lahti, seal nii edasi. Isegi kui see väljaheide on seal vastava püdeluse ja kujuga, et need on mitmeid kujusid, kes viitsib süüvida. Et siis ongi siin, kui asi on korrast ära, siis Superflora on see probiootikumid siis koos prebiootikumide nende toiduga, põhiliselt muidugi jällegi piimappe ja bifidobakterid, mis moodustavad minu teada 80% meie kasulikust mikrobiomist, mida on kuskil seal 2 kilogrammi. Nii, seleen oli spiruliina, meie supertoiduaine, kõik toitaine grupid olemas, kõik 5 tükki seal. Nii, ja protiiviti loomulikult. No miks protiiviti? Kuna meie immuunsüsteemi kõige tähtsamaks toitaineks, nii nagu kesknärvisüsteemilgi, on aminohapped, et me saaksime 8 või 9 asendamatut ja veel kõiki neid teisi ka, kui vaja, puudu tuleb kokku seal 22 võib-olla. Ja protiiviti on nüüd selline super aminohappe, taimne aminohappe komplekt, mis omastub väga kiiresti seal mõneteistkümne minutiga on juba veres. Ja tema lämmastiku utiliseerimise indeks on mingisugune 99% koefitsient. Tähendab, et lämmastikku tekib väga vähe, see tähendab, et praktiliselt kogu see aminohappendus läheb uute rakkude üles ehitamisele, mitte energia tootmisele. Sest kui me hakkame valkudest tootma energiat, siis tekivad ka mürgised lämmastikuühendid, mis koormavad meie neerusid muuhulgas siis. Nii et neeruhaiguste puhul ja laste kasvuraskuste puhul ja tippspordis muidugi protiiviti on asendamatu koos HAS-500 ja Ultimate Plussi ja nii edasi. Nii, ja Superflora on meil siin siis meie probiootikumid, nii. Ja ongi see nimestik, näete, siin on ikka paarkümmend asja, aga vaatame nüüd korraks seda ternespiima, ega siin midagi erilist mul lisada ei ole, ma siin kammisin ka venekeelseid värke ja tegelikult isegi see varasem ternespiim, kus ei olnud lisatud siis need beta-glükaane, siin oli natukene pikemalt isegi. Siin ma avastasin juurde lisaks olemasolevale praegu kodulehel, et ta on ka ensüümide ja looduslik antibiootikumi lüsosüümi allikas, seesama ternespiim. Ja ta on muidugi esimene toitainete allikas nii inimestele kui ka kõikidele imetajatele. Ja selle koostis on siis võimalikult täpselt tasakaalus sellele lapsele või noorloomale nii-öelda. Ja kogu immuunsüsteem, mis nüüd emal on olemas, läheb sinna nagu selle kaudu üle. Ja võt, kui laps seda ei saa, siis ta peab ise hakkama seda kasvatama. Et see võtab aega ja ta on suht kaitsetum selle võrra. Ja antud juhul kasutatakse siin siis lehmapiima, mida tuleb siis vastava kogumistehnoloogia abil varuda või salvestada 36 tunni jooksul pärast poegimist. Et hiljem see
juba kaotab oma sellise võimsa mõju. Ja veel võib-olla on huvitav, et see Turners-Beam First Food colostrum siis sisaldab 5 tüüpi immunoglobuliine. See on siis üks osa meie immuunsüsteemist ja ma lihtsalt loetan siin, mida need 5 siis teevad. Üks nendest siis parandab rakkude membraane ja teine siis on siis antikehade kasvu stimulaator, 3. pidurdab allergilisi ilminguid, 4. neutraliseerib viirusi ja 5. katalüüsib viiruste ja bakterite surma. Nii. Ja nüüd siin on muidugi ka soovitus nüüd sellest varasemast, et enne Turners-Piva kasutamist võiks teha sellise kergema või keskmise antiparasitaarse kuuri, sest parasiidid on nüüd üks seltskond, mis tõmbab meie immuunsüsteemi alla. Ja enne kui me raiskame sellist väärtuslikku toidulisandit, me võiksime nad sealt välja tõrjuda, sest nad võtavad nii-öelda parima ja reostavad meie sisekeskkonda. Ja tegelikult arvatakse, kui me toome siia parasiitide hulka ka mikroorganismid, siis kuskil 80% mäletamisi haigustest on üldse põhjustatud siis parasiitidest, nii nendest väikestest kui ka suurematest ehk siis helmintidest ehk siis nugiussidest. Niimoodi. Sellega ma selle toote tutvustamise lõpetaks ja kõiki teisi, mida ma siin loetlesin, eeskätt siis Aimax-õli võib juba ise juurde vaadata ja proovida. Nii, ma kordan veel siis mikrobioom, mis on meie teine immuunsüsteem. Teda saame toetada siis nii probiootikumide kui ka fermentidega. Kui meil on ikka seederaskused ja kõhunäära on seal ülekoormatud või vigane, siis me võtame meie assimilaatorid kasvõi, kus on minu teada kõik need 7 gruppi fermente sees ja sellega paneme ta uuesti nagu käima. Nii, ja nüüd võtame natukene laiendatud variandi, kui nüüd ei ole selle kohta mingeid vaheküsimusi tekkinud. Nii, 2 inimest ma vaatan, et siin uuesti ootavad. Nii, on kuulda, jah? Kas on olnud kuulda? Ja, kõik super hästi. Aha, tore. Niimoodi. Nüüd üks valdkond, mida ma tahan immuunsüsteemiga juurde tuua, mida ma mainisin ka oma eelmises kognitiivsete võimete videos, mille ma tegin uuesti, kuna minu operaatori töö oli esimeses väga vilets ja teine tuli nagu hästi välja. See on siis liikumine, tähendab tervislik liikumine ja ma rõhutasin ja rõhutan ka siin seda, et see liikumine võiks olla eeskätt aeroobne ehk siis hapniku piisaval osalusel toimuv. Nii et meil pärast ei ole lihased haiged seal piimhappe kuhjumise tõttu. Kuigi algul on nad haiged ka siis, kui me oleme täiesti treenimata ja teeme selliseid aeroobseid harjutusi. Aga hiljem on loomulik, et meil ei ole mitte mingisuguseid valusid. Ja see näitab seda, et meie organism ei hapestu. Kui me nüüd rapsime sellist anaeroobset värki kuskil jõusaalis või muidugi tippspordis, sest vanasti oli niimoodi, et enamus tippsportlasi oli vanemas eas ikkagi invaliidid. Nüüd on võib-olla asi parem, sest et on taibatud ja ka koralliklubi toetab tippsporti oma siis vastavate programmidega, kus ongi need samad protiivitid ja H-500 ja ultimate'id ja ühesõnaga mineraalid, vitamiinid, aminohapped, nagu ma mainisin. Et
et inimesed ei tekitaks endale selliseid sügavaid puudujääke sellise suure pingutuse puhul. Ja mida selline suur pingutus teeb, ta siis hapestab meie organismi, viib selle pH tugevalt alla. Me teame, et meie kehavedelike pH on 7,4, keskmiselt verel natukene väiksem seal, mõned sajandikud või kümnendikud, 7,35 on niimoodi. Ja vere pH ongi kõige stabiilsem üldse, et ta viimasena langeb. Enne seda tuuakse ohvriks siis meie lihased ja liigesed ja võttes sealt ära siis meie leelismuldmetallid, eks ole, kaltsium, kaalium, magneesium, naatrium, et siis neutraliseerida seda happesust. Ja teine asi, mida selline ületrenn teeb mida ka mina kunagi, kui ma sõjaväest tulin, ma ei taibanud seda, ma ei teadnud seda, ma avastasin tegelikult sellise mõnukeskse liikumise alles, kui ma käisin Soome joogakoolis, 2 aasta jooksul käisime seal koos esimese põlvkonna joogatreeneritega ja sealt me edasi siis aretasin selle oma väe ja mõnuvõimluse, mis täna on palju vägevam, kui ta siis oli. Et mida ta teeb veel, ta tõmbab just nimelt meie immuunsuse alla. Kui ta hapestab meie organismi, immuunsus läheb alla. Sportlased on sageli haiged. Immuunsüsteem on nõrk. Ja kolmas on, et ta kiirendab vananemist. Nii et seetõttu eriti eakatele, mina olen teinud treeningud eeskätt siin, kui ma olin Sparta klubis siin kuskil 7 aastat, siis olid eakate grupid ikkagi, aga nüüd ma teen siin ka kõik võimalikus vanuses inimestele iga nädal siin ka maal olles. Et see on selline liikumine, siis kui me oleme selle maitse suhu saanud, siis me tahamegi hakata seda tegema. Et see ei ole selline liikumine, mida peab tegema, et saada terveks, et võtta kaalus alla ja nii edasi. Vaid me valime endale parimad, kõige mõnusamad harjutused välja, me hakkame lihtsalt seda nautima. Ja see liikumine viib meid järk-järgult, algul treeningutel, hiljem ka mujal, siis sellise, ma ütlen, puhtuse, kerguse ja magususeni kehas. See tähendab, et meil on väga hea kehakeemia, meil on seal endorfiinid, eks ole, mis seal 2 päeva säilivad peale seda ja mõjuvad. Keha on selline puhas, kerge ja magus. See on umbes see sama tunne, nagu paljudel on peale Colovada pluss tegemist, eks ole, kus üle pikkade aastate võibolla vabastatakse seal 20 kilogrammi toksiine, eks ole, kuni 20 kilogrammi seal erinevatest kudedest 14 päevaga. Et siis inimene tunnebki ennast nagu lapsepõlves või nooruses, et siis oli kõik alles siuke puhas. Ja sama teeb ka see treening, ta muutub nagu energeetiliseks. Praana hakkab liikuma, tajume seda ja algul me avastame siis kehalised harjutused, siis me avastame pranajaamad ehk sellised praana hingamised, mis veelgi annavad asjale nagu jumet juurde. Ja sealt juba edasi jooga kõrgemate astmete juurde, sest et keha on alati meil olevikus. Aga kui see keha on nüüd selline kiiresti väsiv, päeval väsiv, ütleme, õhtune väsimus on loomulik, et tuleb seda järgida magama minna ja kui ta on tuim ja kui ta veel enam, kui ta valutab, kes tahab olla sellises kehas, eks ole, inimene ikka põgeneb siis pähe ära. Aga kui keha muutub selliseks hästi mõnusaks, siis me tegelikult integreerime oma ego, mis on selline mentaalne, integreerime temaga siis selle keha ka. Tekib selline psühhosomaatiline tervik, mida siis arengupsühholoogias nimetatakse terviklik mina, mida Ken Wilber nimetab siis kentauriks, see on personaalse arengu kõrgem aste tegelikult, sealt edastud transpersonaalsed astmed. Aga see on võimalik just nimelt läbi selle keha nagu puhastamise. Ja täpselt sama me näeme joogas, näiteks Patanjali klassikalises joogas, kus kõigepealt on aasanad ja staatilised venitused, mis on eriti magusad, mõned neist tähendab. Osa on seal selline akrobaatika, mida ma ei soovitaks eriti, kui just ei ole akrobaadi keha.
Ja edasi tuleb siis need hingamiste avastamised, mis iseenesest tõmbab nagu meeled tagasi sisse välismaailmas, sest siin on nii mõnus olla. Ja siis tuleb need 3 jooga kõrgemat astet, kus me juba keskendume siis sellele jumala kujule. Ja siis nii-öelda oleme temas, mediteerime temas ja lõpuks samastume temaga, saavutades selle kõrge teaduse tasandi. Et see on see dialektika siis, mida ma siis ka õpetan oma väe mõnuvõimluse kursustel. Nii et soovitan siin eelmises videos ma soovitasin vaadata minu videoloengut siis liikumine kui sügav nauding. Et sinna on võimalik ligi pääseda, lihtsalt võtke minuga kontakti, ma annan teile ligipääsu või selle lingi, kust kaudu siis saab. Nüüd teine moment on organismi happelisuse juurde, mis ma tahaksin veel öelda. Ja see puudutab ka meie tervislikku toitumist, mida nüüd ka Koralliklubi, ütleme, nendes maratonides on tulnud nagu sisse siin Podkomutnikovide siin 3-kuulises programmis ja kus on tõesti juba see ketodieet või kuidas me seda nimetame, eks ole, süsivesikuvaene dieet, mis on väga tervislik enamusele inimestest tähendab. Kuigi siin võiks eristada eraldi siis veregrupi dieeti, paleodieeti. Paleodieet tegelikult vastab 0 ja B-veregrupile, mina olen ka B-veregrupp, eks ju. Et need on nagu loomakasvatajate ajast, me võime ka süüa liha. Siis on see eraldi ja need mõlemad on siis süsivesikuvaesed dieedid. Me kasutame palju head valku, palju head rasva ja palju tärklise vaeseid köögivilju ja aedvilju ja kui me kasutame ka maguseid marju ja puuvilju, me kasutame need eraldi söögikorrana. Ja nendega ka ei pinguta eriti üle, eriti kui meil on mingid probleemid seal kehakaaluga ja ainevahetusega. Ja muidugi see toit võiks olla ka nii-öelda lektiinivaene. Et lektiinide kohta on eraldi raamat eesti keeles ilmunud. Lektiinid on siis need ained taimedes, mis takistavad loomadel neid söömast või siis enneaegselt neid vilju söömast, kui viljad on alles toored. Siis seal on palju lektiine. Ja lektiinid on teatud mürkained, nad lihtsalt mürgitavad meid ja nad peletavad meid eemale. Nad ei seedu meis ära, eks ole, nad tekitavad selliste pooleldi seedunud polüpeptiididena, siis meil eriti valgud siis, tekitavad põletik erinev, tekitavad mingit lekkiva soole sündroomi ja nii edasi. Ja kõige tuntumad lektiinid meil on siis teravilja gluteen ja tuletan meelde, et see järjekord on siis selline kahjulikkus, et kõige hullem on nisu. Just see alates 1980-ndatest alguse saanud 25 000 uut nisusorti, mille valgud on niivõrd keerulise ja suure konfiguratsiooniga, mida me ei ole harjunud lihtsalt kunagi seedima. Et enne seda, mis oli see harilik nisu, see veel, see kõrge. Ja enne seda oli, alates antiigist oli emmernisu ja kõige enne oli siis metsik ühetera nisu, mis väga vabalt seedib ka nendel, kes on praegu gluteeni tundlikud, tähendab, et lööb kohe kõhu lahti ja allergiat naha peale ja oksendamised ja iiveldused ja kõik see värk, et see ei tee mitte midagi. Katsed on tehtud. Teises järjekorras on rukkis, siis tuleb oder ja siis tuleb kaer. Ja siin mitmed teadlikumad toitumisterapeudid, kui on siin probleeme ainevahetusega ja ülekaaluga, siis on esimene asi, et teraviljad välja. Võib riisi seal kord nädalas, ma tegin ka endale analüüsi seal bioresonantsaparaadiga, näitasid kord nädalas riisi. Ja siis on gluteenivabad, mis meil on, siis hirss, eks ole. Maisiga on see jama, et ta on suurem osa geenmuundatud ja
aga siis on meil need maltsalised, eks ole ju, väga suure valgusisaldusega. Need on siis eeskätt amarant ja mis see teine nüüd oli? Ei tulegi meelde praegu. Tuleb meelde, ütlen ühesõnaga. Need on meil ökopoodides olemas. Ja tatar. Tatar on tegelikult pähkel, nii et sellega me välistame siis selle teravilja gluteeni. See tuleb sõnast glue, mis on siis liim. Et ta nagu tekitab meis sellist liimi, nii nagu kartuli tärkliski, millest vanasti kliistrit tehti, eks ole. Et kui seda liiga palju süüad, siis ta võib ka siin ummistada meid. Ja see liim annabki selle sidususe näiteks saiedele, pannkookidele ja leibadele, saiedele, mis kerkivad ja nii edasi. Nii et seda on ka ära kasutatud siis nii-öelda kondiiterluses. Teine maltsaline on quinoa. Quinoa on lihtsalt tükk maad kallim kui amarant. Amarant on suht odav. Ja teine, mis meil teeb muret, on siis piimavalk kaseiin. Et see on eriti mäletamise see A1 kaseiin. Ja see on just nimelt nendel Põhjala suurtel tõugudel, mis annavad hästi palju piima. Nad hiljem aretati välja. Meil on punast tõugu ja musta valget kirju lehm, eks ole. Aga nüüd need lõuna väikesed Vahemereäärsed lehmaliigid, neil on A2, et neil see kaseiin on täiesti seeditav. Ja näiteks Ameerika Ühendriikides ökopoodides müüakse nende lehmade siis piimatooteid. Meie ei ole nii kaugel veel jõudnud. Me isegi võib-olla ei tea sest mitte midagi, eks. Nii et toitumine kõigepealt siis korda. Et vähendada süsivesikuid ja head rasvad, head valgud. Head rasvad, eelmine loeng jällegi oli juttu, et mis on halvad rasvad, need on rafineeritud õlid, need on, eks ole, hüdrogeenitud rasvad, transrasvad, eks ole, igasugused margariinid ja voideksid. Aga ütleme sellised toorpressitud toiduõlid, mahevõi, eks ole, kookosrasv, erinevad pähklid, seemned. Mina joon näiteks taimepiima pidevalt siin, kookospiima ja mandlipiima ja selliseid asju. Ja neid saab ka ise valmistada. Ja kolmas toodete grupp, kus on neid lektiine, on solaniin, on siis maavitsalised. Et kui meil tekib nendega probleeme, siis proovime neid välistada. Kartul võib-olla vähem, eriti siuke roheline kartul või need rohelised kohad, mis sageli jäävad, kui ta maa peal pole olnud korralikult mullatud võib-olla. Aga tomat eeskätt. Ja tomatis on need lektiinid on siis nahas ja seemnetes, et kuidas Itaalias, mis on suur ketšupimaa, et kuidas seal nagu tehakse, seal sõelutakse lihtsalt need seemned ja nahk välja ja võetakse see viljaleha, kus ei ole need lektiini. Nii et see on väga tark traditsioon. Ja tomatil tasub välja lõigata siis see roheline osa, kus see vars on olnud vähemalt. See roheline osa, kus on seda kõige rohkem sees. Ja kolmas on siis baklasaan ja siis on veel, mis veel on? Mis need punased on? Võite mind täiendada. Seal on 4-5 erinevat ühesõnaga. Saanel ei mäletad või? Kaunpipar või? Eks ju, on ka seal nende paprika, et see on selle maavitsaliste. Niimoodi, see on siis toitumine, liikumine, toitumine. Nüüd hingamise koha pealt ma rõhutaks, mis on väga tervislik hingamine ja paljud hingavad valesti, eriti naised. See on, et hingamine peaks algama alt kõhust. Ja see korraga tervendab meie 3 organite süsteemi. Esiteks ta masseerib meie kõhuorganeid, parandades seedimist, sest see suur kõhu diafragma liikudes üles alla, eks ole,
Samal ajal ta on meie organismi kõige suurem lümfipump, tähendab ta lümfisüsteemi, ärgitab, lümf liigub alt üles, eks ole. Massaaž peaks samuti olema seetõttu alt üles. Ja muidu me lõhume ära lümfisõlmi. Ja kolmandaks ta käivitab siis parasümpaatilise närvisüsteemi ja lõdvestab meid, ta rahustab meid. Et ta ongi see, et kui inimene on seal stuuporis mingi šokeeriv olukord ja öeldakse, et hinga sügavalt, see tähendab hinga alla kõht ja siis rahuneb lihtsalt maha. Nii et ja sealt võib siis õhk tulla siia keskele, mõnikord ka ülespoole niimoodi. Ja mida aeglasemalt, peenemalt me seda õpime tegema, seda parem. Ja sinna lisanduvad siis kõik juba keerulisemad, mida ma õpetan ka oma siin väe- ja mõnuvõimlusse, praana hingamised, mõnu hingamine, eks ole. Ja seondatud hingamine, siin on, mida me tunneme võib-olla kõige rohkem vabastava hingamise all, natuke vähem teame või holotroopset hingamist, see on seondatud hingamine, olenevalt siis millal see rõhk on sisse või välja hingamisel. Ja nüüd on siin välja töötatud ka selliseid väga lühikesi ja väga tõhusaid selle printsiibil põhinevaid hingamisi, mida ma samuti õpetan. Võtab veel iga hommiku aega peale võimlust seal 7-8 minutit ja oled ergastatud nagu noor jumal, lähed sinna päeva, eks ole, pärast seda. Nii et ja neljandaks ma tahaksin nüüd rääkida natukene sellest mõtlemise osast. Sest me teame, et stress hävitab meie immuunsüsteemi. See on hämmastav, et me koroona ajal siin ikkagi suremus ei kasvanud võrreldes möödunud aastatega. Et see esimesel aasta enne vaktsineerimist loomulikult, kui vaktsiinid tulid, siis suremus kasvas. Kuskil 3000-3500 inimest suri ilmselt siis vaktsiinide kõrvalmõjude tagajärjel. Aga Venemaal tehti uuring näiteks 90ndate algus, kui Nõukogude Liit lagunes ja siis oli ka õudne selline kaos ja ärastamine ja väga ebakindel olukord oli, suur stress ja väidetamisi Peterburis siis mõõdeti seda statistiliselt ja leiti, et seal suremus oli kasvanud mäletamisi 1400% võrreldes eelmiste aastatega, et 14 korda. Ja ilmselt surid põhiliselt nakkushaigustesse, sest et immuunsüsteem oli nii maas. See oli ka omamoodi nagu sõjaaeg nagu praegu, et see oli kohutav šokk ikkagi paljudes piirkondades. Meie siin rõõmustasime, aga kuskil mujal, ja algas muidugi algul varjatult, hiljem üha avalikum ärastamine, eks ole, selle ühiskonna rikkuste liikumine mingi vähemuse kätte, mida me ei osanud võib-olla üldse oodatagi, eks ole, et see niimoodi läheb. Aga Venemaal tervikuna oli see tollal 400% ehk 4 korda. Et sellepärast ma imestangi, et miks kus inimesed olid nii hirmunud ja nii paanikasse aetud, et kuidas me Eestis ikkagi niimoodi vastu pidasime nii võimsad. Et kas me oleme siis nii vinsked ja visad. Nii et stressi tasub vältida ja seda enam depressiooni. Ja mis siis siin on oluline? Esiteks, mida nüüd uue paradigma mõtlejad siin, filosoofid rõhutavad, et me peame muutma oma ühiskonna põhimüüti. Ja senine müüt alates valgustusest jutlustab meile, et me oleme sellised juhuslikud, üksikud, mõttetud, kosmilised, mingisugused kosmiline tolm, mis on juhuse tõttu tekkinud, eks ole, ja mis sama juhuslikult võib ka kaduda, eks ole. Ja nüüd see tervendav müüt on see, et tegelikult me oleme tohutult seotud kõiksusega. Me oleme seotud kvantmehaaniliselt füüsika tasandil läbistunud üksteisest. Me oleme seotud bioloogiliselt ja loomulikult me oleme seotud sotsiaalselt. Ja kui ütleme seal kuni valgustuseni keskajal, kõik Euroopas toimus nagu täiustumise tähe all. Et kogu see kristlik paradigma, mis tol ajal valitses,
ja võimul oli ka suuresti, et see nagu sisestas inimestesse selle täiustumise, meeleparanduse, selle nagu agenda ja isegi alkeemia, mis oli selline alternatiiv Kristlusele, mis leidis, et Kristuse lunastusest oli ikkagi vähe, et tuleb ka ise jätkata seda, et isegi see tegeles siis mateeria täiustamisega, millest inimene oli nagu üks osa siis. Ja kui tuli valgustus ja algas see teaduse tehniline revolutsioon ja tehnoloogiad ja värgid, siis öeldakse, et alates Descartesist ja Newtonist hävitati inimese hing ja hiljem ka tema vaim. Et inimene kui tervik, keha, hing, vaim, järele jäi siis see kehaline, materiaalne maailm oma kasvava tarbijalikkuse ja tohutu fragmenteeritusega, et kadus ühiskonna sidusus. Inimesed ei olnud enam ühe asja peale väljas ja ühe asja eest väljas. Ja muidugi sellised ühiskonnad on muutunud väga kergesti manipuleeritavateks selle sama jaga ja valitse metoodikaga, kus siis ja nii edasi, kus siis kuna puudub see sidusus. Ja praegu ongi uus suund läbi selle uue paradigma, mida nüüd tähenduse teejuhid tutvustavad siin oma üle 160 saates, ma soovitan vaadata neid ja oma ajalehes ja oma seal kodulehel ja nii edasi. Ongi see, et me oleme naasmas oma müütilistele juurtele selle inimkonna aastatuhandete kõlbelise tarkuse juurde. Sest ütleme sellist teaduslikku paradigmat, see on alles viimase 500 aasta nähtus, aga enne seda see vormistus kõik müütilisel kujul, sümboolsena. Aga see oli sügav tarkus, see oli väga praktiline. Et see ei tundnud huvi, miks see toimub, vaid see tundis huvi, kuidas see toimub. Et kuidas elada niimoodi, et olla võimalikult õnnelik oma suhetes iseenda, looduse ja teiste inimestega. Ja selles mõttes traditsiooni tarkus jõudis sügavamale kui ükski teadus, isegi mitte tänane süvapsühholoogia, kes nagu õpib sellest ja ammutab sealt praegu. Siin te võib-olla näete, minu taga on siin ühe kaasaja suurima profeti jutumärkides Jordan Petersoni raamat 99. aastast. Üks kõige sügavamaid raamatuid minu elus, kus ta siis analüüsib seda, miks lääne tsivilisatsioon on jõudnud tänasesse sellisesse kriisi. Et ta nagu uuris selle ajaloo psühholoogilist kulgu ja tegi seda väga, väga geniaalselt. Ja mida ma teile soovitan nüüd tema uuematest väljaannetest on nüüd see nüüd ilmus vist mõni aasta tagasi eesti keeles. Mina sain ta alles nüüd, eks ole, jälle samalt autorilt. Ja eesti keeles tema ilmus 2019, jah. Ehk siis 12 elumängu reeglit. Siin on siis kokku võtnud selle juba settinud tarkuse, mida ta siin väga paksus raamatus 450 lehekülge nagu käsitleb. Nii et minu jaoks see on üks sügavamaid ja parimaid eneseabiraamatud, ütleme niimoodi. Et ta ei vanane. Teda võib täitsa võrrelda mingisuguse pühakirja või sellise muu arhetüüpse tekstiga. Et ta ei vanane nii naljalt nagu paljud uue ajastu õpetajate tekstid on siin mõne aastaga vananenud või aastakümnega. Nii et me saame siin nagu sellise toeka maailmavaate, mis kujundavad meie põhihoiakud. Ja kui need põhihoiakud on adekvaatsed ümbritseva maailmaga, siis me tuleme paremini toime. Ja nüüd Jordan Petersoni käsitluses ühelt poolt loodus ja inimene, nagu ta on, ütleme niimoodi, loodud tinglikult, on väga karm värk. Ja ma hästi lühidalt toon selle skeemi ära, et ta vaatleb inimest kui olendit, kui tal tekib eneseteadvus mingis vanuses seal. Siis ta äkki saab aru nagu prints Siddhartha, eks ole, keda hoiti alguses seal isolatsioonis, kes nägi ainult igavest elu ja noorust ja ilu ja kõike seda. Ja siis, kui ta sattus välja sealt, siis ta kohtas esimene kord, eks ole, haiget. Ja see oli tema üks suur üllatus, et mingid haiged on kuskil olemas. Ja teine kord ta kohtas, eks ole, vanurit, et oi, et inimesed vananevad. Et mis jama see veel on.
ja kolmas kord ta kohtas surnut, mis asja. Ja kõigi nendel puhkudel ta taipas või talle öeldi, et ka sina võid haigeks jääda, ka sina vananed ja ka sina sured. Ja vot see oli meie egole, meie mentaalile kohutav šokk. Nii et kui me eneseteadus saab need asjad teada, siis temast tekib loomulik ärevus ja hirm, pidev loomulik ärevus ja hirm. Sest see, mis need hirmud tekitab, ongi see tundmatus. Me ei tea täpselt, aga me juba kardame seda. Nii et on tuntu ja on tundmatu. On kord on näiteks kultuur, mis kaitseb meid oma kommete, oma seaduste ja kõige sellega, kus ei ole suuri üllatusi, kus me tunneme ennast turvaliselt, kus meie kaasinimeste käitumised ja reaktsioonid on ettearvatavad. Kui inimesed on muidugi segadusse aetud ja segamini löödud, siis need on täiesti ettearvamatud, sest inimesed eri tingimustes võivad olla uskumatult julmad ja sadistlikud. Ja nüüd see kord kipub minema üle türanniaks, ta oma arengus läheb tavaliselt liiga jäigaks. Ja mis siis toimub? Siis toimub mingisugune transformatsioon, siis ilmub nii-öelda kangelane, kes siis uuendab seda korda, kes läheb temaga vastuollu, sageli ta lüüakse risti nii-öelda või muul moel lintšitakse ära. Aga kui ta on selline laia vastukajaga nii-öelda massides ja kõigis kihtides, siis tema nii-öelda uus kõlbelisus võidab. Nii nagu Uus Testament võitis Vana Testamendi, eks ole, omal ajal. Et selles mõttes Kristus on üks kõige paremaid ja värvikamaid näiteid võrreldes idatraditsioonidega, mida me tunneme vähem ja mis on selles mõttes kahvatumad. Nii et kord ja kaos. Ja nüüd milline on ideaalne, kõige turvalisem koht, inimese koht selle korra ja kaose olukorras? Me teame, et eksistentsialism teise maailmasõja päevil, eks ole, nägi selle maailma absurdsust. Kui esimene maailmasõda oli šokk lääne intellektuaalidele ja intellektuaalsele liidile, sest enne seda oli tohutu progress olnud, tehniline progress, sotsiaalne progress ja nüüd tundus, et kõik asjad lahenevad, eks ole. Ja siis, kui tuli teine maailmasõda, et see oli mingi täielik lõpp juba. Ja see ateistlik eksistentsialism, mis siis tekkis, oli ääretult selline dramaatiline. Seal oli ainult kaks võimalust. Kas eneseteostus selle absurdi kiuste või enesetapp? Et muid võimalusi ei olnud. Ja me teame, et paljud tuntud eksistentsialistid tapsid ennast ära. Jean-Paul Sartre, Albert Camus ja nii edasi. Ja nüüd siin sama asi, mingis mõttes Jordan Peterson ka võtnud eksistentsialismilt selle karmi poole. Ja siin on lahenduseks on jällegi see sama kangelase teekond, aga ta on siin palju optimistlikum. Nüüd see kangelane on see, kes loovalt uuendab iseennast ja laiemas mõttes ka ühiskonda. Ta on loovuse seisundis, ta on peaaegu pidevas loovuse seisundis ja me teame, kes on loovad inimesed, et kui me oleme loovas inspiratsiooni seisundis, siis mingisugust ärevustega hirmu ei ole. Siis me loome midagi väga väärtuslikku, eks ole, vähemalt enda jaoks. Ja me üleneme ja me kasvame see läbi, eks ole. Ja mina olen seda korduvalt kogenud täiesti drastiliselt ja rütmiliselt omal ajal. Et mul oli siuke maniakaal-depressiivne psühhoos oli, et ma olin hommikuti, ma olin tohutus ärevuses ja hirmus ja õhtuks ma olin taevas, sest ma olin terve päeva tegelenud mingisugust loovate tegevustega. Ja järgmine hommiku jälle sama asi algas samal moodi. Ja alles siis, kui ma hakkasin tegelema seal Hiina praktikatega 2008, ma mäletan, siis see kadus. Siis muutus stabiilselt. Ja ma mäletan esimesed, ma ei tea, pool aastat oli siuke täielik nagu õndsus või see oli tohutu lahenemine. Ja kõik see energeetiline taoistlik jooga, mis seal oli ja mis mulle hästi sobis. Ja hiljem ma tegin siis kursusi seal taoistlikud seksuaalsaladused, mida ma nüüd ka uuesti teen tähendab lähiajal ka videoloengud Zoomis, mida on võimalik siis ka vaadata. Ja selline maailmavaateline nagu pööre
nii et me ei ole positiivselt mõtlejad ainuüksi, me vaatame silma ka maailma julmusele, traagikale, ebaõiglusele, eks ole. Jordan Peterson väga palju tsiteerib Solženitsynit ja Franklit ja Dostojevskit, eks ole, kes toovad äärmusliku afektiivsusega välja inimliku kurjuse nendes koonduslaagrites ja mujal. Aga see kangelase positsioon siis selline, ja see on sama nüüd selle Tai Chi märgi, kus meil on yin ja yang, nagu te teate, eks ole, selline ümmargune, kus on siis see must ja valge või punane ja valge, mille sees on see vastas märgiline siis täpp. Et see ütleb, et igas korras on kaose idu ja igas kaoses on korra idu. Ja me hiljuti Zoomi kohtumisel üks sõber ütles, et Castaneda nimetab seda varitsemiseks. Et ta teab, nõid teab, et need kaose asjad aeg-ajalt murravad sisse. Ja siis ta on nagu nende suhtes tähelepanelik ja valvel, et mitte lasta ennast päris lömmi lüüa või liialt kahjustada nendest. Et ta nagu selle osa suhtes valvel, selle kaose suhtes. Ja kaos on kogu aeg. Ja see on Kalevipoja, see on ka huvitav, kuidas lõpus Kalevipoeg jääb kurja nii-öelda valvama. Käppa pidi seal kalju sees, eks ole, ta ise on kinni, aga ta ei lase sellel vanakurjal välja sealt tulla. Ja Peterson ütleb ka, et meie maksimaalne, mis me saame teha, me saame tekitada olukorda, kus kurjus ei pääse esile. Ta on nagu neutraalne, aga see headus on siis maksimaalne. Et see võiks olla ideaalne olukord. Aga teisalt see kaos, kuna areng pidevalt toimub muutumine, siis see kaos on nagu see Shiva, see lõhku ja hävitaja jumal, et kui tekib mingi türanne või asi vananeb, siis tuleb luua midagi uut. Nii et väga terapeutiline on olla selline loov kangelane, kas või omaenda elus, luua omaenda elu oma isiklikus kasvus, õppides muidugi, toetudes hiiglaste õlgadele, mitte ainult oma tarkuses siin marineerides, nagu paraku paljud inimesed seda teevad. Ja siin on huvitav, ma toon lõpetuseks välja ka need, ütleme, Ken Wilberi lihtsad tasandid, et millised need arengupsühholoogilised tasandid on. Et kõigepealt kõige madalam tasand ongi see, kus meie vari või haavatavus on integreerimata. Me tõrjume seda eemale, projitseerime seda teistel. Et see on selline lapsik ego või ebaküps ego. Ja paljud inimesed jäävadki sellesse staadiumisse. Neil kunagi ei teki oma varju tunnistamist ja äratundmist. Kristus nimetab seda patutunnetuseks, see on Kristuse algus. See on iga faktireligiooni algus tegelikult, enne seda me ei saa üldse mingist arengust rääkida, sest see sünnitab ka meeleparanduse ja enesetäiustamise soovi. Ja nüüd, kui me varju hakkame tunnistama, siis me saavutame tervikliku ego. Persona ehk mask pluss vari. Ja see vabastab meist tohutu energia, nagu Jung ütleb, mida me enne kulutasime selleks, et seda alla suruda ja varjata enda eest. Ja teiste eest ka. Kuid see ei ole veel kõik. Nüüd see terviklik ego istub meil siin peas, ta on mentaalne. Ta ei taha olla kehas, sest keha on surelik. Ta teab, et see on surelik keha, ta ei taha sellega tegemist teha. Ta ei taha teha mingi haiguse, mingite vanadusega tegemist. Meil on absoluutselt juvenaalne kultuur, noorte kultus. Vanureid mitte kuskil ei näidata. Sest vanurid on tavaliselt, igihaiged, selliseid kirkaid vanainimesi on väga vähe lääne kultuuris, eks ole, kelles on tohutu selline autentsus ja elutarkus, nagu ta idas on olnud vastupidi. Ja nüüd me peame ühendama siis selle kehaga, mille me oleme endast eemale lükanud. Ja kui me selle keha niimoodi halvaks paneme, siis ta haigestubki, siis ta ongi seal väsinud ja tuim ja kõik see. Aga kui me nüüd kas või selle sama väe ja mõnu võimluse kaudu avastame selle keha õndsuse, selle magususe ja kerguse ja puhtuse. Ja seda olenemata elueast, et algul me avastame seda treeningutel, eks ole, ja hiljem see hakkab levima ka meie igapäevasesse ellu. Et meil kogu aeg keha on selline noorusaja energias, eks ole.
Ja selles seisneb ka vitaalse vananemise olemus tegelikult sellises energeetikas on jällegi eraldi video, mida ma soovitsin ka eelmises oma loengus vaadata. Vitaalne vananemine. Nii et, ja siis me saame ühendada selle pea, selle kehaga ja tekib see psühhosomaatiline terviklik mina. Ja sealt edasi tulevad juba transpersonaalsed tasandid, need jooga kõrgemad astmed. Seal tekib see tunnistaja kahekordne teadus, eks ole, kus tekib see peeglisarnane tarkus, kus me oleme endal nagu käe peal, et me peo peal me nagu näeme endast kõrvalt kogu aeg. Mida meie meel või ego esiplaanil, kuidas ta näitab sellel elu näitelaval. Ja sealt edasi, kui ka see tunnistaja kaob, tekib siis juba kõrgemad samasused seal kõrgemate teadustasanditega. Need samatid siis, nagu jooga neid vaatleb seal nirvikalpa samati ja sahaja samati ja lõpuks veel üks kõige kõrgem samasus, mis üldse müstitsismis on avastatud, müstitsismi ajaloos. Ja minu jaoks kõige efektiivsem senistest traditsioonidest ja koolkondadest, ma olen seda jutlustanud ka eelmises loengus, on bhakti traditsioon. Bhakti jooga sealhulgas, see on andunud pühendumine Jumalale. Ja selle praktika, mida nüüd ka uue paradigma maailma tuntud teadlased ja filosoofid jutlustavad, on kontemplatiivne palve, et me alustaksime uuesti palve elu. Mitte lihtsalt ei mediteeriks. Sest mis mõtet on niisama mediteerida selles mõttes, paljud inimesed mediteerivad niimoodi, et nad lihtsalt sulevad silmad, istuvad maha ja siis lasevad mõtetel tulla ja minna. Ja siis see kuidagi lõõgastab nüüd lõpuks, et nad kuidagi eemalduvad sellest, saavad natuke nagu vaatlejaks, eks ole, ja siis võib-olla see purjus ahvsin natukene ka rahuneb maha, eks ole, meel hakkab natuke nagu tühjenema. Või siis tõesti meil on juba klassikulised meditatsioonid nagu transcendentaalne meditatsioon või zen meditatsioon, kus me otseselt oleme suunatud meeletühjuse saavutamisel, eks ju, läbi hingamise või läbi mantra. Või siis on mingid visualiseerivad meditatsioonid, mis visualiseerivad mingeid hästi ülevaid Jumala kujusid või budasid, kes siis lõpuks lahustuvad ja järele jääb siis see puhas teadus. Et ma näeksin praegu võimalust keskenduda Jumala pildile kui ülimale kõlbluse transcendentsele eeskujule, mida religioonid on avastanud ja välja töötanud, kirjanduslikult loonud. Praegu on väga raske leida kirjandusest võrdväärseid näiteid, nagu Buda või Kristus või ma ei tea, Lao Tzu või nii edasi. Lao Tzu on üldse rohkem tuntud oma aforismide poolest kui oma elu poolest, aga selles mõttes Kristus on kõige rohkem võib-olla dramaatiliselt välja joonistatud, seal on palju arhetüüpe, mis on toodud mängu. Et me võime ju, Ardo Pajulo teeb siin näiteks mingit kursust maailma parimad raamatud, mida ma ei ole üldse lugenud. Ja seal on Dostojevski, seal on Toomas Manni ja näiteks Võlumets, seal on Dante igavene komöödia, kui ma õigesti mäletan. Seal on Kuritöö ja karistus Dostojevskilt, Vennad Karamazovit. Ja nüüd on seal siis üks Richard Conradi raamat ligi 100 aastat vana ja nii edasi. Et neid raamatuid võib võrrelda oma sügavuselt Jumala piltidega, mida aastatuhandete jooksul on välja töötatud. Ja see on just nimelt kõlbeline plaan, kuidas toimida nii, et maailm paraneks, et minu elu paraneks, et meie suhted paraneks loodusega, teiste inimestega, et maailm tõesti tervikuna paraneks. Mitte ei langeks sellistesse kaostesse, nagu ta on tänaseks langenud, kus on mingi absoluutne sisemine krahh, absoluutne väline krahh, mis on tahtlikult tekitatud, eks ole, ja otsa ei näi sellel olevat. Ja ma näen siin päästet kahes asjas. Esiteks, kui inimesed võtavad vedu ja hakkavad tegelema kontemplatiivse palmega, see avab nende vaimu väga võimsalt, väga kiiresti. Mitte ainult, et hakkab sündima sünkroonsusi nende eludes ja nad kaotavad selle ärevuse ja hirmu igapäevase, vaid neil tekib ka palju uusi taipamisi,
ka selle osas, kuidas taastada ühiskonna sidusust, et me oleksime nagu üks mees enda eest väljas antud juhul sõjaolukorras. Nii et see avab selle, siin on vaja lihtsalt hakata praktiseerima. Maailmakuulus bioloog Rupert Sheldrake, kelle 2 raamatut on eesti keeles ilmunud, samuti soovitan. Ja neis 2 raamatus ta soovitab 14 kõige enam levinud religioosset praktikat läbi kõigi aegade, kõigi religioonid. Eesotsas selle kontemplatiivse palvega. Ja ta soovitab palvetada, alustada 15 minutit päevas, võib-olla 1 kord või 2 korda, hommikul ja õhtul, peale tõusmist, enne magamist. Ja vaadake siis, mis hakkab juhtuma. Et see on nüüd otsene, ütleme antud juhul, ta ütlebki, et vastavalt oma jumala piltidele idas või läänes, aga lääne filosoofid on rohkem kristlikus vaimus. Jordan Peterson, teda võiks öelda, et on nagu siuke neokristlik prohvet, kuigi ta ideaal on nagu mitte konfessionaalne, mitte kristlus. Kuna need sõnad on nagu ennast kompromiteerinud, siis on leitud selline huvitav, et uus religioossus on mitte konfessionaalne, mitte kristlus läänes. Ja see on nüüd arengupsühholoogiliselt, ta on nii-öelda transratsionaalne. Ta ei ole see mütoloogiline nagu senine kristlus. Kuigi kõrgkirikus ta on niigi juba mingil määral transratsionaalne, aga ta on puhtalt transratsionaalne, ta on väga teadlik müütilise tarkuse efektist ja pakti efektist, praktilisest efektist. Aga teine lahendus, mis ilmselt spontaanselt hakkab tekkima ühiskonnas sidususena, on see, et mida hullemaks olukord aetakse, mida suurem puudus, külm, nälg ja nii edasi, et inimesed hakkavad lihtsalt koopereeruma selles viimases hädas. Nad hakkavad üksteisele andma, nad hakkavad ühiselt ellu jääma. Nende püüdlus on mitte, et mina üksi kuidagimoodi jääksin ellu, põgenen kuskil ära linnast, eks ole, või teise riiki, vaid ma olen seal, kus ma olen, aga ma hakkan teenima neid inimesi, kes on minu kõrval, kes on minu naabrid siin näiteks. Meil on sellised suhted siin juba tekkinud siin maal, ma ütleks, et me lihtsalt anname, mida meil on üle. Ja selline kinkekaubandus käib kogu aeg. Ja see on väga võimas tunne on seda kogeda. Aga see tuleb. Ja see loob uue sidususe. Et tegelikult võiks öelda, et see on kõlbeliselt samaväärne selle transcendentse jumala pildiga, aga ta tekib nagu teist kaudu nii-öelda hädasunnil. Et see, mis toimus võib-olla Leningradi blokaadis või mis toimus selliseid inimesi oli ka natsi ja vene koonduslaagrites, kes lihtsalt teenisid teisi, kes ei hoolinud oma pisikesest elust seal. Või mingitel suurtel näljaaegadel ja nii edasi. Et sellised kangelasi on alati olnud. Nii et siin on 2 võimalust. Et see pühade nii-öelda kriitiline mass, kes on uuesti ühinenud müütilise tarkusega, kõlbelse müütilise tarkusega ja selles hakanud kasvama. Ja teine nüüd see spontaanselt tekkiv sisemine kõlbelisus, mis on meisse istutatud 1000 aastatega. Et see kaos on alles siin viimased 500 aastat nii-öelda süvenenud ja praegu ta on saavutanud muidugi erilise ulatuse, nii-öelda uue normaalsus, eks ole. Nii et võib-olla mingi asi teid siin kõnetas selle kangelase tee osas ja soovitan vaadata võib-olla ka mõningaid huvipakkuvaid. Ka mina olen paaris saates esinenud tähenduse teejuhtides, seal on transpersonaalsest psühholoogiast, seal on Jungist ja mitmetel teistel teemadel, seal on sisuliselt kogu Eesti intelligents, intellektuaalne liit erinevatest valdkondadest on sinna nagu kaasatud. See natuke meenutab minu oma kunagist saatesarja Klassikaraadios, aga see on palju kõrgemal filosoofilisel ja sotsiaalsel tasandil, nii nagu Hardo Pajula seda praegu teeb. Nii, ja see ongi siis see mõtlemise osas, mis ma tahtsin öelda. Ühesõnaga see vana müüdi väljavahetumine, see vana müüt, mis ongi meid muutnud üksikuks ja mõttetuks sellises kaootilises olukorras, leida uuesti üksteist selles tohutus läbipõimumises, ka läbi teaduslike nii-öelda paradigmade ja leida see suur tundmatus või suur saladus. Ma tahan veel lõpuks öelda, et see tundmatus on nüüd müütilises traditsioonis, seda tähistab suur ema. Tähendab, kord on suur isa. See riik, see kultuur, see on suur isa, mis kipub minema türanniaks üle. Nüüd suur ema on see kaos.
Aga sellel suurel emal on kaks palet. On armuline palg ja on hävitav palg. Julm, hävitav palg. See on see jumalanna Kali, eks ole. See on see Shiva, eks ole. Ja nüüd Jordan Peterson toob välja, et kui me nüüd keskendume sellele armulisele palgele, mida eriti bhakti traditsioon teeb, siis see hakkab prevaleerima. Siis tõesti see kuri pool nagu vajub kuskile ära. Et meie elu läheb nagu selle positiivse poole nii-öelda vaimu sisse või valve alla nii-öelda. Et meil tekib selline turvaline side, meil tekib usk ehk usaldus. Ja võt, et seesamad read usk, lootus, armastus. Kui me oleme sügavalt lindris ja me tunneme, et omal jõul me ei lahenda seda olukorda ära ja me oleme enesetapu äärel võib-olla, eks ole. Ma olen öelnud ka oma Zoomi kohtumistel, mis meil on iga nädalased siin juba, et kui nüüd asi veel teravneb, et siis need inimesed, kes ei lähe hulluks, no ma mõtlen tundlikke inimesi, intelligentsed inimesi või ei soorita enesetappu, nad kõik pöörduvad sellesse bhakti traditsiooni, pöörduvad läbi kontemplatiivse palve uuesti müütiliste juurte juurde ja saavutavad sealt kaudu selle ärevuse ja hirmu ületamise. Ja nüüd nad saavad vabalt taibata ja teha mingeid viljakaid asju, et nad ei ole enam selle hirmu küüsis. Nii et ma loodan, et see idee jääb nagu kandma ja see on nüüd vaimse tervise nii-öelda minu jaoks hetke kvintessents. See muidugi muutub, ma ei tea, mis juttu ma siin aasta pärast ajan või poole aasta pärast. Aga kindlasti ma teen sellest ka eraldi loengu sellest uuest paradigmast, sest seal on terve plejaad mõtlejaid. Lisaks veel kahele nimetatule, kellest osa ka on nüüd tõlkimisel. Näiteks Richard Tarnas on praegu ka tõlkimisel, tema põhiteos on tõlkimisel eesti keeld. Niimoodi, kas on küsimusi? Kas kõik oli arusaamatu? Või mõni asi nagu jäi kõlama? Ma soovitan teil Facebookis, kui te natukene huvitab selline filosoofilisem külg ja selle uue paradigma mõtlejate sellised olulisemad mõtted, siis liituda Facebooki grupiga Teekond filosoofiasse. See on suht uus grupp, mille ma rajasin. Ja kes soovib nüüd tunneb, et tahaks osaleda ka selle alastes dialoogides, vestlustes, siis Zoomis, siis võtke minuga kontakti, see on meil esmaspäeviti on meil varem ta kestis 2 tundi, 3 tunnised sellised väga põnevad. Sagel me ka lindistame neid ja paneme oma seltskonnal nagu välja. Et seal me saame ennast lahti mängida ja lahti rääkida. Need on väga põnevad, järjest põnevamad kohtumised olnud, sest et inimesed on hakanud nagu selles mõttes ja mitmed inimesed on ka ennast tugevalt harinud näiteks süvapsühholoogia vallas või antropoloogia või ja siin ma nimetangi seda filosoofiat nagu süvafilosoofiaks selles mõttes, et ta ühendab endas süvapsühholoogiat ja filosoofiat. Pluss ta ühendab endast teoloogiat tegelikult. Et Peterson on paras teoloog ka seejuures veel, kui teda lugeda. Ja see on võrratu süntees, midagi sellist ei ole varemalt filosoofilisel tasandil olnud. Öeldakse, et Nietzsche oli esimene, kes tõi psühholoogia filosoofiasse. Et juba üle 100 aasta tagasi, aga nüüd on järgmine nagu aste ja meie asi on praegu ikkagi sisemiselt ennast leida, sisemiselt leida see sidusus, see kese, mis on kindlasti religioosne, mis on sügavalt religioosne ja soovitavalt seotud selle inimkonna müütilise tarkusega, siis ta kannab tõeliselt, siis ta on nagu kaljule ehitatud maja. Kui ta on mingi ise leiutatud selline poolenisti, siis ta ei pruugi kanda. Siis ta jääb rohkem nagu enda jaoks, minu puhul ta töötab, aga sotsiaalselt ta ei leia nagu kõlapinda ja me võime ju ühineda mingite ühiste lõbustuste ja naudingute pinnalt, eks ole, sellisteks postmodernseteks hõimudeks, aga kui asi läheb tõeliselt teravaks, nagu ta nüüd on minemas, siis seal on vaja minna sügavamale.
sinna arhetüüpide maailma ja seal ennast leida, integreerida. Ja seal tekib iseenesest see sidusus. Tähendab, vaimulikul tasandil, religioossel tasandil, kui see on autentne, kui see on transratsionaalne, tähendab, et intellekt on täielikult rahuldatud. Mitte nagu sektikristluses, kus puudub igasugune kriitiline mõtlemine, siis see ühendub inimesi. Ja ma kuulasin näiteks siin selle sama teejuhtide tõlgi ühte saadet tähenduse teejuhtides. Ja ta ütleb seal, et minust on peaaegu saanud kristlane. Tähendab, tegemist on tippintelligentsi esindajaga, kes on alati põlanud kristlus sellisel kujul, nagu ta meil on olnud, eks ole, juba ammu. Aga see uus paradigma on niivõrd sügav filosoofiliselt, metafüüsiliselt, teoloogiliselt ja psühholoogiliselt, et ütleksime nii, et ainult loll ei proovi seda järele. Et see peab väga eelarvamuslik ja kinnine inimene olema. Et sulle pakutakse siin meie oma juured, meie oma kultuur, eks ole, mida Jung ka rõhutas omal ajal, kui me siin idatarkus läksime taga ajama, et ärme nüüd jäta kahe silma vahele meie oma orgaanilist religioosset traditsiooni. Et sealt me saame rohkem nagu pealispindset värki paratamatult, sest me ei ela seal, me ei ole seal elanud. Ja mõned vähesed tõesti, kes on seal võib-olla eelmistes eludes olnud, keda kisub sinna, et võib-olla need mõistavad seda tõesti võimsalt ja kultuuri muutvalt. Nii. Aga sellega ma siis lõpetaksin oma soovitused ja asjad. Kas tõesti ühtegi küsimust ei ole? Kas kõik kuulsid? Kas oli kuulda? Nii palju, kui meid siin järel veel on. Ühesõnaga selleks kõik nüüd ka linti ja on võimalik seda siis huvi korral, soovi korral pakkuda oma seal kolleegidele ja sõpradele ja nii edasi. Ilusti on kuulda olnud, Peeter, aitäh. Aha. Aga tore, aitäh teile, et teid täna oli tõesti siin rohkem kui tavaliselt ja jälle kohtumisteni. Mul on kord kuus on mingisugune loeng ja siis ma pakun seda nagu laiendatud kontekstis. Nii oli ka eelmine loeng kognitiivsetest võimetest ja nii oli ka see ja ma panen üles ka oma lubatud immuunsüsteemi loengu 47-minutilise, kus mitmed asjad on, mida ma siin refereerisin, on sügavamalt läbi vaadatud. Ja loomulikult viidetega ka koralliklubi võimalustele seejuures. Nii et suur tänu teile ja jälle kohtumiseni.